Ja nüüd sõbrad midagi skandinaavelikku ja stiilipuhast olen tulnud Oot stuudiosse, et uurida, mis poistel teoksil. All vist ei ole kedagi, väga vinge sikkel. Nii mõni on seda kindlasti erinevad, aga lähme vaatame ka teisele korrusele. Hei, tervitus! Mis teoksil? Kuule, sattusid täpselt disaini koosolekule peale. Ma saan minu abi on vaja, aine. Äkki olid välja või? Ma olin välja. Nii, diivan, selline. Mis te siin veel muuta tahate? No sa tead, et meil mõni tootearendusprotsess on võtnud siin 1,5 aastat aega, et see kavandite tegemine on ju kõige esimene osa ja siit alles töö algab. Et see nüüd päriselt siis... No mina olen rahul. Oled rahul või? Väga hea. Mina olen rahul, et sellega võite töösse minna. Esimene klient on olemas. Mis see veel uudist on? Mis suunad praegu on? No praegult on suunad nii, et tuuled puhuvad kangamaailmas väga hästi. Et meil on päris palju uuendatud seda salongi valikut, kus me oleme siis uued kangad peale pannud. No siin näiteks selle uue Bob-diivani peal me oleme kasutanud nüüd sellist triibulist sametist kangast, mis on praegult väga tõesti lööb laineid, võib öelda täitsa julgelt, et me oleme isegi päris mitmele salongi näidisele nüüd peale pannud. Ma nägin, et allkorrusele vist oli midagi sellist. Ja see oranž oli seal olemas ja samamoodi see sinine on seal olemas. Et ta on selles mõttes hästi kihvt, kui sa katsud seda, ta on kuidagi hästi mõnusalt pehme, et ta tõesti nagu meeldib ja samas see triip annab väikse dünaamilisuse ja mõnusa vintage touchi ka juurde. Ja seal samas muidugi, mis on teine kõva sõna praegult, on kindlasti sellised hästi suure tekstuuriga kangad, mis panevad muidu võib-olla lihtsakoelise pinna nagu elama ja annavad talle niisugust mõnusat nagu vunki juurde. Et see on muidugi, millega me oleme samamoodi nüüd viimasel ajal katsetanud ja muidugi mida aina rohkem küsitakse, on kõiksugused Aqua Clean, Easy Clean kangad, et see on niisugune... Nii nimelt, ma saan aru, et see midagi nagu puhastusega seotud või? Ja just nimelt, et selle mõte ongi siis see, et need kangad on esiteks tehtud juba selliselt ja teiseks siis veel on siin spetsiaalne töötluskiht peal, mis ei lase vedelikel ja mustusel kiu sisse minna. Ja kuidagi ülgav siis, jah? Ja, no sisuliselt on isegi nii, et sa vildikaga joonistad peale ja pesed lihtsalt tavalise veega ära. Et see on tõesti, ütleme, väiksed lapsed, selline raju elustiil, siis kulub marjaks ära küll, et see puhastatavus on, me näeme seda, et see on kuidagi inimestele hästi-hästi oluline. Ja ma saan aru, tegelikult kõik see kangavalik, et siin on praegu selline, aga tegelikult saab ka panna Easy Cleani selle peale, mida nagu soovi on, jah? Jaa, absoluutselt, me olemegi praegu lähtud nii, et meil on kõik need erinevad disainid, kõiki need erinevaid tüüpe saab kasutada, kas klassikalisi sametkangaid, triibulist sametit, sellist bukleekangast, Easy Cleani, Aqua Cleani, et kõik need variandid on nagu olemas. Me saamegi vaadata siin salongi peal ringi ka, et ongi nagu näha, kus me oleme neid erinevalt kasutanud ja kuidas üks ja sama toode võib erineva kangaga nagu täiesti isemoodi välja näha, et see on päris huvitav. Siin sulle tuttav diivan juba Fjord. Jaa. Proovi. Olen istunud. Nii, aga nüüd, kuidas see tundub? See on nüüd selle Easy Clean kangaga, mis me üleval vaatasime. Et tõenäoliselt, kui siia peaks midagi tuidu minema, siis see praegu kergemini puhtaks selle. Jah, nii et ütleme, sul meeldib kindlasti pidusid pidada oma korteris, on ju? Seda ütlesid sina. See on võib-olla midagi sinu jaoks, see kangas. Tõsi ta on, aga see Fjord, selles mõttes, et see on ikkagi selline nagu kindel, mis tal alati nagu siin... Jaa, ta on meil pikalt juba olnud mudel, sest ta on selline hästi klassikaline. Klassikalised proportsioonid, klassikalised padjad, selline... Ta on lihtsalt hästi paigas, et just need kitsed käetoed kuidagi nagu väga toimivad kogu selle üldpildi juures, et inimestes on nagu väga meeldinud. Just Soomes näiteks väga hästi läheb see diivan. Marko, aga millest te siin Oot stuudios üldse nagu ennekõike lähtute? No kui disaini vaadata, siis meie jaoks on hästi oluline proportsioonid. Et kui sa vaatad midagi, siis ta peab olema niimoodi, et kõik on paigas. Mitte ühtegi detaili ei ole, mis nagu häiriks. Sellega me teeme nagu hästi palju tööd, et see on meie jaoks hästi nagu oluline. Et lõpuks diivan oleks ka 360 kraadi vaadeldav, et ta on selja tagant ilus, ta on nurga pealt ilus, et vahet pole, kas sa panete keset ruumi või sa panete seina äärde, et see on nagu hästi oluline. Aga samas kogu selle asja juures on üks hästi oluline asi, mis tihti võib-olla selliste disainimaailmas on selliseks legendiks ja müüdiks muutunud, et kui on ilus, siis... Ebamugav. Jah, siis on ebamugav. Et see on üks asi, millele me tahame nagu vastu võidelda, et see ei ole kindlasti nii. Järelikult on tegemist pooliku disainiga. Sul on midagi on hästi, aga midagi on ikkagi veel tegemata. Et me üldiselt toimetame oma prototüüpidega nii kaua, kuni see ergonoomika
ja siis see visuaalne pool on saavutanud sellise hea harmoonia, et sa vaatad, et see on kaunis ja istud peale ja see oligi see, mida sa ootasid. Et see on kindlasti oluline. Oot-Oot stuudio ootab teid, kui te olete inimene, kes hindab disaini ja mugavust. Jah, tulge külla.